tüüpi kaasettevõtjate ootused siis riigile? Mis siis aitaks? Ma olen juba nii vana inimene, et ma ei oota midagi. No selles suhtes, et ma ei tegele poliitikaga, pole kunagi tegelenud ja noh, ilmselt on mul kohtuasju tänu sellele vähe, et ma ei tegele korruptsiooniga, ei tegele selliste aladega, kus ma sõltun poliitikast. Parem olla vaba, sõltumatu ja vaesem. See on nagu väga vaba. Nii et selles suhtes mina tegelen nende asjadega, ma sobitun selle süsteemiga, mis on nii ta läheb oma teed. Ja mul ei ole mõtet võidelda toodusjõududega. Puudub vajadus. Nii et mis ma siis ikka soovin, ega siis soovin, et nagu majanduslik mõistus nagu kohale tuleks, aga ega see minu soovist ei aita. Ja majanduslik mõtlemine, mõistus, tahtmine, soov. Tänapäeval on tegemist hübriidsõjaga ja kui hübriidsõja ajal üks või teine inimene väljendab ennast väga-väga nilbelt kuskil, siis on selleks mingi põhjus. Nii et noh, kuna mina olen kokku puutunud ja ilmselt seda sama hübriidsõja teemadega vähemalt 25 aastat juba ja olen suutnud lugeda välja, kes kellega käib ja mis jaoks ja olen ettevaatlik selles suhtes, et ma näen, mis toimub. Ja kahjuks see nii on, et kellel on rohkem ressurssi, eks see jääb peale. Poliitikast rääkides, siis kellega te ise läbi käite, keda te toetate? Absoluutselt ei toeta mitte kedagi. Kas te valima lähete? Võib-olla lähen ka. Aga ma ei tea, mis emotsioon sel hetkel on, et kindlasti lähen. Aga noh, kindlasti lähen. Ilmselt jah, kommuniste ma ei toeta. Vaid? Kindlasti mitte. Aga keda? Mis selle hetke majanduspoliitikas toimub? Eks ilmselt ikkagi mina toetan ikkagi sellist erakonda eelkõige, kes mõtleb Eesti tuleviku peale, reaalse tuleviku peale. Mitte hävitamise peale, vaid tuleviku peale. Aga täna neid ei ole palju jäänud. Pärast, et on näha, tähendab, millise demagoogiaga mõned erakonnad tegelevad. See on juba selgelt näha, et on ta mõjutatud, neid nagu manipuleeritakse. Nemad manipuleerivad inimestega ja selgelt juhitud tegevus. Võib-olla meil oleks just vaja ettevõtjaid rohkem poliitikasse? Ei oleks. Mis see annaks? Kes siis poliitikud hakkaks ettevõtlusega tegelema või? Tõstaksid palku ja siis oleks meil tore elada. No ei usu seda. Ettevõtlus on ikka nii raske ala. Sa pead riskima oma kapitaliga. See on selline, see on riski võtmine, suur riski võtmine. Ja tegelikult ei sobi poliitikad ettevõtluse ja ettevõtted poliitikasse. Ainult äpardunud ettevõtjad sobivad poliitikasse ja kuskile pedagoogilisele tööle. Sellepärast, et kes on ikkagi ettevõtja, see on hingelt ettevõtja, see tegeleb ettevõtlusega. Ja kui ta saab sellega, see on nagu oma perekonna maha jätmine. Sa jätad oma perekonna maha, su ettevõte on su perekond tegelikult. Kui see on mitu, see on see tegelikult sinu elutöö. Miks sa peaksid oma elutöö maha jätma ja hakkama rääkima sellist juttu, mida sul kästakse rääkida? Kes seda tahaks teha? Kes seda tahaks teha? Tõmmati Jüri Mõis või Urmas Sõõrumaa? See on head näited muidugi. See on ikka väga head näited. Päevakajalised näited? Jaa, tore. Ja selliste ettevõtjatega kindlasti on võimalik saavutada edu. Kindlasti. Kas te toetaksite? Kas teie hääl läheks neile? See on, mul oleks väga piinlik rääkida sellisest teemadest. Sellisest teemadest? Ei, ma räägin, et see on poliitiline prostitutsioon. Mida teevad siis? Et ma õigesti aru saaks, et... Ei, teil on küsimus selles, ma olen veel ka tööda, mina ei tegele populismiga, ei tegele demagoogiaga, et ma püüan jääda nagu väärikaks. Ja on inimesi, kellel on tähelepanu vajadus nii suur, et nad teevad ükskõik mida selleks, et olla pildil. Mina ei kuulu sinna. Arvate, et nad teevad seda selle pärast, et olla pildil? Aga milleks nad siis teevad? On mingi teine põhjus või? Mis see põhjus siis on? Kas teie leiate, et on olemas mingeid muid põhjuseid?
ei ole. Ega ainult inimesed tahavad olla pildil lihtsalt. Ja kui nad ei saavuta oma ettevõtluses seda tunnustust, mida nad soovivad, siis nad otsivad seda mujalt. Et nii see on paraku. Aga eks igaüks leiab oma koha, nii et on ideoloogia, poliitikaid, demagoogia, ettevõtjaid, igasuguseid inimesi ja noh, ilmselt mina ei kuulu populistide hulka. Teile nad ei ole lähenud selle pakkumisega? Nad tunnevad mind väga ammu. Kindlasti mitte. Kui mina sinna läheksin, siis ilmselt see oleks katastroof. Mulle endale ja teistele ka. Kindlasti mitte. Mina ei hakka poliitikaga tegelema. Kunagi? Kindlasti mitte. Mul ei ole vajadust. Miks ma pean seda tegema? Kui mul on perekond olemas, miks ma pean ostma tähelepanu mujalt? Kuidas te kommenteerite praegu võimul olevat valitsust? Ma ei taha poliitikaga tegeleda, sellepärast, et praegu on populismi aeg ja populismi aeg ei ole mitte ainult Eestis, et eks seda populismi üritatakse igal pool viljeleda ja seda sellist valijaskonda, kelle motivaator on viha ja sihuke kibestumine ja sellist, need inimesi jätkub, kes ei ole rahul millegiga. Et manipuleerida selliste inimestega, et ehk siis selliste väikest suuremate luuseritega. See populism on igal pool. Ja seda näha, et ega meiega teistmoodi ei saa. Et ma usun, et väga paljud eestlased ei ole rahul eluga ja ta on pettunud poliitikas, on pettunud Eesti Vabariigis. Väga lihtne nendega manipuleerida. Teie hinnang siis valitsuskoosseisule praegu on positiivne või negatiivne? Ei, ma kartsin hullemat. Ma kartsin tõesti, et poole aastaga täielik katastroof juba. Õnneks ei ole. Sest need väljaütlemised, mis algul olid, kõik need mõtted väljaütlemised, need olid ikka sellised, et ei oleks nagu Euroopas enam olnud. Aga tundub, et nii hull ei ole siiski, kui algul tundus. Kes Tallinna linnapeaks võiks saada? Oi, see on magus koht. Oi, see on magus koht. Tänapäeval on muidugi juba võib-olla ei olegi enam nii magus koht, kui kõike pealt kuulatakse ja enam ei olegi magus koht. Ma ei kujuta ette, kes see võiks olla. See on küll keeruline küsimus, kes võiks saada. Ma mõtlen seda, et kes tahaks olla sellise koha peal. See pole ikka raudselt närvidega inimene. Ja ilmselt ta võiks olla väga pika nagu julgeolekutöö taustaga, sellepärast ta teab, kuidas käituda. Võiks olla. Kas meie majandus aitaks turgutada? Jaa, seal on väga palju asju, mida saaks teha tegelikult. Loomulikult. Aga meil on poliitikud, nii et kui Eesti Vabariiki saaks juhtida nagu ettevõtet, siis oleks võimalik edu saavutada väga ruttu. Mis te teeks? Oi jaa, see oleks küll põnev, see on põnev küsimus. See jääb ilma vastuseta. See jääb ilma vastuseta. Sellepärast sellel ei ole mõtet. See ei vii mitte kuskile. Te ei usu dialoogi? Kui me räägime maksupoliitikast tervikuna, siis seal on neid kriteeriumeid vähemalt 100. Nii et ilmselt see ei ole nii lihtne küsimus. Ja teistpidi, tegelikult vastusel puudub ka mõte. Sellepärast, et niikuinii keegi ei hakka seda tegema. Mis siis saab? Elu näitab, mis saab.